tere! ja teete siis sellist asja, aga nagu Wheelchair Television on see teie nii-öelda kanali nimi YouTube'is ka, on ju. Jah. Et küsin, kuidas sellel läheb ka, kuid tegelikult mõtte mina sain muidugi veebruarikuus vist oli juba see Pealtnägija, kui tegi teiega saadet. Võib-olla mõni hea kuulaja on seda kindlasti näinud. Ja noh, siis olid teie ära, olin mina ära, aga nüüd oleme siin stuudios lõpuks kokku saanud, hea meel. Ja reisitegi koos niimoodi just kaugemale. Selles mõttes, et mitte siis võib-olla, ma ei tea, vanale heale Saksamaale või Prantsusmaale või Itaaliasse. Et just Vietnam mingi Filipiinidelt just tulid tagasi või? Jaa, Filipiinid. Ja Kagu-Aasia on jäänud nagu... No see on küll kauge, aga küll me praegu on võimalus käia nii kaugel. Küll tulevikus võib siin Euroopas ka reisi võtta ikkagi eksootikat ja midagi sellist, mida võib-olla enam elus ei saa kogeda nii palju. No panete natuke hullu ka, ma vaatasin küll neid klippe, et lähme korra veel kord tagasi sinna algusesse, sinna Öisele tänavale. Vaatan, panete möllu ja mürtsu, et paneme siis nüüd ka, et kas see, et te nüüd seal koos niimoodi hängite, veerete ringi mööda neid tantsupõrandaid ja mingi räägite juttu, vaatate seal kogu selle möllu täpselt keskel, et kas see, et mismoodi nagu see välja näeb, et kas, mõtlen seda, mis jääb nagu võib-olla kaadri taha, et kas sa pead ikkagi natuke peavad silmad selja taga olema sõbra, et keegi nagu ei, ma ei tea, ei kasutaks võib-olla siis midagi kurjasti ära ja veeretaks siin mingi enda juurde koju või vastupidi, kõik nagu suhtuvad jumala hästi ja tee mis tahad ja kõik on chill. No neid naisi ei tea seal kunagi usaldada, sellepärast, et sa ei tea kunagi millega nagu, eks neid iga nurga pealt hüppab sülle ja nii edasi. Indrekul hüppas kohe seal samas Kasenraudi kõrval tänavalt ja jälitas veel tükk aega pärast järgi. Et noh, seda sa ei tea kunagi, kõikjad pead oma nagu sisetundega tegema. Sellepärast, et tühjaks võib teha siin ükskõik millises maailma nurgas, ükskõik kes. No siin koha peal oligi nagu Pealtnägijas oli suur küsimus, et kus me need inimesed leiame, kes meil tulevad kaasa. Ega nüüd me ei teagi, kui me nüüd tahame Vietnami minna, et kus me sealt võtame. Me tahame sealt samamoodi võtta kohalikud inimesed endal kaameramaneks lihtsalt kaasa. Nad chillivad meiega kaasa, aga me otsime need inimesed niimoodi enda, nagu minu sisetunne ütleb, kas ta on usalduslik või ei ole usalduslik, et ega me tegelikult ei tea, millal meid maha müüakse. Selles suhtes me oleme alati selle jaoks valmis. Aga nii nagu ma praegugi Filipiinidel käisin, ega inimene, kes minuga kaasas on, ta ei tea kunagi, ta teab ainult lennupäeva, ta ei tea midagi, millal me järgmises hotellis oleme kuskil, ma kunagi ei ütle midagi ette. Ja nad ei küsi ka kunagi ette, näiteks niimoodi, et me oleme 1-2 päeva ühes hotellis, me tegelikult kogu aeg liigume, vaata. Et lihtsalt, et ei annaks võimalust nagu kuskil midagi korraldada. Aga noh, alati võib juhtuda. No üldiselt... No ei taha küsida nii, mis on kõige ohtlikum või nõmedam asi, mis on juhtunud, et see on umbes nagu räägi. Ma ei tea, kogu aeg tegime. Favelas käisime ära, tulime sealt mäest ratastooliga alla, kuigi see oli võimatu tegevus. See on kõik mäenõlva peal ja kõik, on ju. No jaa, terve selle tulimegi niimoodi, mootorrattad tulid ees, tulid mäest. No me teeme kõik ekstreemsusi, seal me võtsime ka sellise naisterahva, kes nagu elas tegelikult seal samas favelas. Võtsime ta nagu endale turvaks kaasa. Et tegelikult me ka riskime selles suhtes, et oli näha, et kui me hakkasime seal, kus need narkoparunid pidid elama, et seal kästi kaamerad ära panna, siis ta läks nii närvi, pabinasse, käed värisesid. Ta kutsus sealt mingi 3, keda tundis poissi, tulge palun nendele kõrvale, katke neid terve see aeg, on ju. Et siis sa said aru, et natukene nagu vist võib-olla natuke ohtu ka olla. Aga ma võin öelda seda, et kõik need nagu siuksed pigem hoiavad, siuksed gangsteri pooled inimesed meid, et noh, nendel on süda sees, et noh, nagu nad ise ütlevad siis, et pisisulid võivad teid röövida või midagi sellist, aga meie austame, et te olete siia tulnud, et see on meie austusavaldus teie vastu. Võimalik. Ma olen kogenud veel seda. Jah, siis ma otsin hotelli. Ja oligi tegelikult, see asi laheneski tegelikult suht hästi. No tegelikult ongi jah, et lähed sealt kõhu täis, teed ühe õlle, vaata. Aga seal hotellis tõesti ratast oli märk, et hotell ise seest oli ligipääsetav. Aga seal ees oli, ütleme, noh, 10-astmeline trepp selles mõttes, et sinna oleks sisse aidatud, see ei ole mingi probleem, aga sa tahad käia seal sisse välja, et see
ei ole jätkusuutlik ikkagi. Me mitu päeva olime seal ju. No me oleme nii aktiivsed jah, 10-15 kilomeetrit me liigume päevas, nii et noh, kui meid nagu vangistada niimoodi, sellel ei ole mõtet. Jah, meid on tõstetud, olime Filipiinidel, olime hotellis. Aga seal oli 3 aastat. 3. Saad aru, need oleks võinud 10 korda ka meid päevast tõsta kohe. Tõstsidki, Kristjan. Jah, no okei, tõstsidki. Aga lähme sinna korra sinna kõige algusesse tagasi, kuhu sa sinna mind viisid, et see, mis see Khao San Road või see nii-öelda Möllu tänav, et te olete kahekesi on ju, et ma lihtsalt kujutan ette, ma ei küsingi ausalt, et kas see, et sul on sõber ka ratastoolis, on see, et teid on 2, et kas selle võrra on nagu ikkagi nagu lihtsam, et kahekesi ikkagi seltsis segasem või ta nagu ikkagi nagu valmistab selles mõttes mingis kohas ka nagu topeltraskuse, et nagu sõber on täpselt sama case'iga nagu. Ei ole, selles ei ole nagu mingit probleemi selles suhtes. Positiivne on kõik. Ütleme, võib-olla 3-kesi oleks juba keerulisem. Ja võib-olla 3-kesi oleks keerulisem. 8 me teame, meil nagu selles suhtes meil klapib nii hästi, et meid nagu meil on täitsa ükskõik, me ei lähe millegi peale nagu emotsionaalselt närvi või midagi siukest, on ju. Tema on samasugune külma rahuga, on ju. Noh, meil ei ole mitte midagi ette planeeritud, nii et noh, läheb jookseb nagu jookseb ja on probleeme on väga palju, on ju, kogu aeg on probleemid. Et küll lennukid ei taheta võtta, on ju, küsitakse nagu Filipiinidel küsiti, et palun näidake arstipaberit, et te tohite lennata, on ju. Minu esimene küsimus oli, et kuidas ma siia sain. Kuidas teil see, sa ise ütlesid, et 15 kilti päevas, teinekord 10-15 kilomeetrit päevas rullite maha. Et kas nagu enda jaoks on pigem see tempo nagu nii, et kogu aeg tahakski rajult teeks ja nii, ja lihtsalt siit-sealt võtavad asjad aega või te võtate nagu ise ka rahulikult, et vahepeal, et... Pigem ikkagi nagu rahulikult, ega me ei lase ju mööda sirget teed seda 15 kilti, ega see on ju ikkagi sinka-vonka siin ja seal, vaatad siin ja vaatad seal, on ju. Et kui lihtsalt mööda kiirteed sõidaks, siis oleks ju 2 tunniga tehtud, on ju, Kristjan? Ei, no see ongi Indreku positiivsus, et noh, miks meil sobib koos, sellepärast, et me tahame kogu aeg avastada. Me tahame näha midagi sellist, mida me näinud ei ole, noh. Et seal näedki igasuguseid, no see on ikka päris nagu, Euroopas sa ei näe need, need naised on seal sellised, et need rahule ei jäta, nende eest pead seal kogu aeg ära põgenema, et see lihtsalt, natuke harjumatu olukord, aga nii ta on, Nii on. Lähme kohe Bangkoki suure hooga. No aga anna minna. Maandusime siis Bangkokis. Sooja oli kuskil 37 kraadi. Sõitsime taksoga Khao San Roundile. See on üks siis 9 tuntumast peotänavast Bangkokis. Ja kui väljasime taksos, siis olid emotsioonid suured. Emotsioonid suured ja need tuled ja värvilised, kõik need plakatsid ja asjad, ongi täitsa nagu filmis. Et taksost välja tuled, öösel jõudsime kohale seal ja ukse lahti teed, siis käib siuke pahvakas sooja õhku vastu nägu, et taksod on seal hästi külmad, vaata alati, et põhimõtteliselt need töötavad. Ja eks see rahva hulk, mis seal tänaval oli, et see, rahvast on nii palju tegelikult, see mahu liikuma. Aga ratastool annab sulle sellise eelise, et tavaliselt igas maailma nurgas oleme alati eelistatud. See on väga väike koht, kus meid nagu omaks ei võeta. Selles suhtes, et inimesed on alati meie vastu sõbralikud. Ja üldse imestavad, kuidas te siia tulite, kus te siia saite ratastoolidega üldse. Seal hotelli ööl ja ütlesime, kõik läheb magama ära, homme paaditurul filmimine. Kõik olid nõus, selge. Mina toimetasin seal oma toas, kuulsin vaikselt tõk-tõk, panin mälukaarte, asju tegelesin, kuulsin, kõks käis. Sain aru, poisid panid jooksu. Mõtlesin, hea küll, ma teen siis omi asju, et ma vaatan ära tunnikese, kas on tagasi või ei ole, eks ma siis lähen kontrollima. Kõks, tunni aja pärast kuulen, kõks. Meil nad tulid tagasi. Ma ütlesin, tublid olete vähemalt, et ma ei pidanud järgi hakkama tulema. Siis naerides läksid oma sinna tuppa ära ja siis kuulen natukese aja pärast jälle, kõks. Küsin, kus lähete? Siis okei, eks ma siis tulen vaatan varsti jälle. Ootasin jälle tunnikese ja siis läksingi alla ja siis need olid seal pidu ja naeru gaasi anti ja ma ei tea, pidime seda... mina ei uskunud, et see nagu
see naerugaasi hingamine nagu midagi tekitab, on ju, aga tegelikult ta mingisuguse feeling'u annab. Aine, Indrek? Jaa, midagi oli seal jah, aga noh, naljakas oligi see, et me läksime siis peale enne. Kristjan siis kamandas meid magama, et kurat, oligi korralikult hommikul vara lähme, aga me heilisime siis välja ära ja läksime peole ja siis Kristjan kuidagi poole pea pealt endab ka kohale seal. Meil oli nagu kõik arved makstud. Mäletad, Kristjan? Jaa, ma mäletan hästi. Ja siis, ma ei tea, see maksis veel topelt kõik asjad kinni seal. Ja pidin teist korda nende arved ka ära maksma. Ja, ei saanud aru, mis seal toimus, vaata. See ongi see poole pealt, et tasu tulla. Ja siis lõpuks lõppes see sellega, et ma vaatasin, et neid ei ole võimalik magama viia. Ja siis oligi see, et panimegi pidu. Öö läbi panime pidu, hommiku sõime seal kõhu täis ja läksime paaditurule, sõitsime niimoodi, et me ei maganudki. Nii palju keegi autos magas võib-olla pool tundi ja siis läksimegi sinna. Tegelikult see elamus oli äge, on ju? Oli küll, jah. Et paaditurule alguses ka, kui me läksime tegelikult taksoga läksime, palju sinna maad oli päris pikalt, sõitsime mitu tundi. Ma ei mäleta, 110 kilomeetrit oli. Jaa, aga sõiduaeg oli päris kaua ja öeldi ka, et me ei saa siin ju, seda mäletad ikka või? Jaa, öeldi jah, märk oli peal, me alati vaatame märgid ette. Jaa, öeldi, et ei saa ja me ikkagi, et lähme siis vaatame üle selle ja kohale jõudes oligi seal suur järsk kallas. Tegelikult ei olnudki mingit probleemi, aga alguses korra kõrvalt vaadates tundub, et see on päris keeruline. See oli Indreke jaoks esmakordne kogemus üldse sihukest asja kogeda. See oligi esimene kord, kus nagu tõsteti, kus ta nägi selle, et võimatu saab võimalikuks. Taksojuht oli hea mees küll meid kohe sinna ennast tooma ja siis ütleb, et teil pole mõtet autost välja minna, sellepärast, et ei saa siia. Ta ju helistas siin ette ka veel, küsis. Jaa, öeldi, et ei saa. Ja siis mina ütlesin, mind ei huvita, me läheme kohale, vaatame üle, istume, küll me kellegi nõusse saame, küll me sinna paati ka saame. Aga tegelikult oli väga lihtne see tegelikult. Mis paaditurg tähendab? Ongi siuke floating market. Mitte paatide turg, vaid nagu... Floating market selles mõttes, et sa sõidad siukest kanalit, mis seal olid ja siis igal pool müüakse sulle nenni. Need paadijuhid alguses viivad sind oma tuttavate juurde vaata ja selle tiiru ära ja siis nagu suuremale avalikule turule seal. Ja mina sain sealt oma elu parima kogemuse. Ma võtsin omale selle, mis asi oli, Püütoni kaela. Püütoni, jah. Tegelikult pidin saama selle valge suurema, mis asi see on? Ühesõnaga, ei saanud aru, ta valis juba kaugelt mu silmadega välja. Ma sain aru kohe, selge. Küsin poiste käest, teete siis keegi niisama nalja pärast. Mitte keegi ei julgenud teha, siis ma teadsin, võtan enda peale, aga ma tahtsin seda kõige suuremat, ma ei tea, see valge oli, ma ei tea, mis asi see oli. Ma ei tea, mis selle nimi on, aga ta ütles, et ta ei saa seda paaki tuua. Et kaela panna, et siis võib juhtuda midagi. Ja siis ta tõi selle teise, võtsin selle Püütoni endale ja esimest korda ma sain teada, minu arvamus oli kogu aeg, et see madu on limane. Tegelikult on täiesti kuiv. Seal ei ole limast mitte ühtegi raasu ja tegelikult see oli ikka väga võimas. Saad aru, ta pani ju mitu korda niimoodi oma keelega vastu minu kaela ja siia ja keeras veel vaata taha sinu poole. Tegelikult see on, kui sa selle nagu läbi elad või tegelikult siuke natukene hirmuga olla kooskõlas, tegelikult laseb su vaimu hästi palju vabaks. Ma ei oska seda seletada, ma saan sellest nagu siukse naudingu, nagu see reisimisest üldse, nagu endast ettevõtmisest. Eks ta nagu tundub, et seal paljud rist, et kõik nagu on turvaline, aga sa ei tea kunagi, kui turvaline sellises kohas see asi olla saab, aga madu oli koolitatud. Kas te üldse reisil, ütleme, kuidas tundub, et võtate ikkagi üksjagu riske kogu selle ettevõtmisega, kui te juba kahekesi lähete nagu ilma siis nii-öelda, ma ei tea, saatjata, kes siis saab siin seal aidata, kus ligipääsetavus on päriselt probleem on. Praegu on muidugi vist on 0,015 on ju, 60, ütleme siis 63 oli sellel ajal üks see 1 euro sai. Ei, Filipiinidel sai. Filipiinidel oli äkki 0,026 või? Jaa, 0,2. Ühesõnaga, mina arvutan niimoodi, ma teen 1000-ega selle klaariks lihtsalt, et Tais on siis 1000 on 26 eurot ja Filipiinidel siis 17. Täna on tegelikult 15, aga siis kui meie käisime oli 17, on ju? No midagi. Jah, et ühesõnaga, täna on 1500 eest.
tüdruku võtta lihtsalt selles suhtes, sealt saad võib-olla jah suguhaigusi võib-olla karjaga kaasa, onju. Et kui sa hakkad paaridest pihta, siis hakkas seal kolmest onju, kolmest tuhandest. Aga minust 3-ga seal oli ikka 5 tonni. Ja ei, ma mõtlengi seda, et 3000 hakkas pihta. 3000-ga said siis selle, kes seal lava peal tantsib, onju. 4000-ga said selle, kes sul seal nagu sisse meeditavad ja teevad sel hetkel. Ja 5000 siis on need, kes need on need teenindajad, kes ei pea nagu siis kaasa minema. Tegelikult ei pea nagu mitte keegi kunagi kaasa minema, kui nad ei taha minna. Seda vahet ma ei teinudki. Ei teinud, no ma saan aru inglise keelest, ma ei räägi head inglise keelt. Aga mina olen selline otsekohene, kui ma alati lähen, ma küsin täpselt kõik asjad järgi, kuidas siin asjad käivad, mismoodi käivad. Et noh, mulle nagu meeldib nagu seda vaadata, olla selle olukorraga kursis, onju. Muidugi, mis oli nagu hullumeelne oli see, oli Angelases Filipiinidel. Noh, et ühesõnaga seal sa ei tea, kelle otsa sa öösse saad. Seal on aeg tehtud Vahele tänaval, aiast neid sisse ei lasta, aga kui sa sealt välja lähed, siis neid on nagu kobrakad sulle ümber, et noh, kui sa hommiku ärkad, siis võib-olla ise võid sealt üllatuse saada, et see nagu noh, meie kui eurooplase jaoks on see häiriv, aga kui välja tuli see olukord, et mille pärast need eurooplased seal käivad, siis nad siis mõtled küll, et noh, jah. Aga noh, see selleks, et selline kultuur seal on, ega sellest ei saa nagu mööda vaadata, et noh, siis käidki vaatad, et kui sa lähed klubisse, on ju, sulle antakse, maksab nii 300 kohaliku, siis võid pingssipallidega neid loopida. No mis kuradi mõnus on, noh? Mis mõnus on, mõtlen nüüd, et maksad see 300 kohaliku, ma saan neid pingssipallidega loopida. No, Kristjan, sa seal mingit märki viskasid ikka. Ei, mina... See oli tais. Loopisid seal, istusid ämbri peal ja nad lubasid mul ettepoole ka tulla, et ma oleks võinud naised nagu puuri vette kukuvad, kui sa viskad nagu palle, aga... Tegelikult see oli nii tugevaks visatud, ma viskasin täpselt pihta vaata ühe korra. Jah, aga ju siis ei ole jõudu ka, noh, kui sa iga päev seal tranksid. Kaasas. Vaadake siis YouTube'i kanalit Wheelchair Television. Ongi niimoodi lihtsalt, on ju. Ja mul olid külas Indrek Veski ja Kristjan Keskküla. Saade nagu ikka Reispass, värske ja vaba nagu ikka Raadio 2. Ja lõpulooks ka sellest samast Kambodža saatest 10 aasta tagusest Reispassist üks sama Cambodian Space Project ja nende cover loost Bang Bang, mis kindlasti kõlab samuti tuttavalt. Ja sellega tõmbamegi otsad kokku. Aitäh! Täname! Jaa! Raju! Juustu ja juustu peale panin tomati. Gurmee. 14 võileiba sõin ära kohviga, 3 kohviga. Mina pean jogurtit ainult sööma, räägi sina. Tubli Kristjan. Mina panen juustu leiva peale, ongi kogu moos. Ei ole nii gurmee. Mina pean ka rääkima, mis ma sõin või? Ei, ma sind juba kuulsin. Sa räägid... Mul oli täna siuke gurmee hommikusöök, ma nii tahtsin rääkida. No, assistent. Kuidas siis Indrek rahul oled tänase saatega? Täitsa omamoodi kogemus oli. Jälle midagi uut elus? Midagi uut, jah. Et klapid peas ja mikrofon nina all ja juttu tuleb. Mõnus õhkkond oli ja kõik äge. Stuudio oli päris vinge. Jah, Ivo on ise ka siuke tore isiksus. Annab siuksest positiivset feelingut natukene juurde meile sellele kogu sellele üritusele. Kõva reisisell ja mõnus jutumees. Jah, mõnus. Inimesena on tore inimene. Ja jälle midagi elus, midagi uut kogetud ja vaatame, mis elu veel pakub. Vaatame, mis täna õhtu pakub. Õhtu jätkus autosõiduga Tartusse, kus veetsime klubis mõnusat aega ja nädalavahetuse lõpetasime kultuurielamusega Ermis. Kuulates meie võrratult Ines.